Tere ilusat jõulupüha kõigile. Nii tore on olla siin koos teiega ja järjekordne reedene õpijamps, mis pühade tõttu kuidagi ära ei jää, vaid ikkagi tahab olla siin ja jagada siis sellel teemal nagu õppimine, mis on minu meelest hästi põnev teema. Võtan siit selle tausta ära. Nii natukene selgem pilt. Aga kuna mul on slaidid, siis ma hakkan kohe jagama ja siis nii tore, kui sina saad kaasa mõelda ja oma mõtteid lisada siia kommentaariumisse mulle, et mis on sinu kogemused ja mis on sinu arusaamine asjast. Aga see õppimine on hästi põnev ja veebikoolis mulle meeldib see, et meie slogan, et õppimine on tegutsemine. Ja pigem on see, et me ei taha lasta inimestel siis õpilõksu kinni jääda ja kuna ma ise olen koolitusvaldkonnas nüüd tegutsenud ligi 4 aastat juba, ise hakanud selline koolitaja, praktik, kes hakkas siis näitama, kuidas asju teha ka teistele inimestele, siis ma tean väga hästi, mis vigu ma olen teinud, nii et needsamad mõtted, mis mul praegu siin slaidil on, needsamad mõtted on minule endale nagu väga olulised, kuidas ma järgmisel aastal tahaksin inimesi päriselt aidata ja mida ma ei tohiks enam teha, on just nimelt see info üleküllus. Aga ma panen slaidid käima siit ja siis saamegi hakata vaatama. Et jah, õppimine on muutunud. Ma ei tea, anna märku, kuidas sina õpid praegu? Mis on sinu peamised sellised nagu vahendid, kuidas sina praegu õpid? Mina võin öelda siis, et mulle hästi meeldib õppida tehisintellektiga. Näiteks ütleme isegi, kuigi programmeerimine ei ole võib-olla nagu see, mida ma päriselt tahaks endale selgeks saada, mingit programmeerimiskeelt, aga ma toon näiteks ühe tööriista Lovable, millega saab siis luua erinevaid rakendusi, ilma et sa ise oskaksid programmeerimist ja hästi põnev on, sellest võib täitsa sõltuvusse jääda, kui sa katsetad, ma ei tea, anna märku, kas sa oled katsetanud või ei ole. Aga sellega saab luua erinevaid rakendusi ja mis mulle seal meeldib, on see, et ta sellel hetkel, kui sina siis ütled AI-le, et palun tee näiteks mulle see rakendus või tee mulle see kalkulaator või tee mis iganes sa siis küsid sealt, siis ta vasakul pool või selles samas chati aknas hakkab sulle ka näitama, et kuidas ta midagi teeb ja miks ta midagi teeb ja selgitab samal ajal. Nii et samal ajal saab midagi loodud, samal ajal saab midagi tehtud ja samal ajal siis ka õppida. Ja samamoodi ChatGPT on ju, et me teame, et see info on tõesti nagu täiesti kättesaadav, info ei ole enam mitte kuidagi viisi piiratud, et kui varem oli õpetaja see infoallikas, kes siis nagu hoidis seda nii-öelda seda väärtuslikku asja, mida inimesed siis tulid otsima, on ju, infot enda käes ja tulidki inimesed istuma sinna laudade taha ja pidid saama selle info kätte õpetaja käest siis, kes kuskilt mujalt seda võtta ei olnud, on ju. Aga nüüd, kui internet on tulnud, siis me saame muidugi, oleme saanud guugeldades seda infot kätte, aga kui palju mugavam on veel nüüd ai ajastul, kus me saame lihtsalt chatiga kas või audios vesteldes, mis mulle endale meeldib teha, on lihtsalt minna jalutama, panna kõrvaklapid pähe ja mingi teema mind huvitab, siis ma lihtsalt võtangi pargis, kus iganes jalutad parasjagu ja vestled ai-ga sellel teemal, mis sind huvitab. Ja niimoodi see info nagu kätte saab, et enam ei ole ühegi inimese taga see info kinni. Ja kui ma täna räägin sellest siis, et kuidas siis üldse müüa oma teadmisi, kui info ei ole enam info vabalt kättesaadav, on ju, info ei maksa enam mitte midagi, siis kuidas siis üldse seda müüa, siis üks asi, mida ikkagi ai ei suuda asendada, on siis see, et meil on vaja tegelikult, miks me tahame õppida, on see, et me tahame mingit muutust oma elus. Ja täna siis inimesed õpivadki peamiselt on ju läbi sotsiaalmeedia, läbi Youtube'i, läbi Reelside, eriti noored, eks ju, et see, mis neile koolis õpetatakse, see viis, kuidas koolis õpetatakse, versus see, kuidas nad tegelikult on ju telefonides lihtsalt õpivad Youtube'ist, Reelsidest, podcast'idest. Visuaalselt on see info nagu muutunud palju lihtsamini tarbitavaks, et inimese aju saab võtta palju kiiremini seda infot vastu. Aga kirjuta kommentaari, kuidas sina praegu õpid? Kuidas sina õpid praegu? Kus sina infot saad või mis on sinu viis õppimiseks? Kas sa käid koolitustel? Kuidas sa nagu tarbid seda infot? Või kas on midagi muutunud ka sinu jaoks õppimises üldse praegu nüüd viimastel aastatel, nüüd ütleme, et kui 2+ aastat on meil ai kättesaadav olnud ka kõigile. Et nii huvitav oleks lugeda. Kirjuta palun, kuidas sina õpid praegu? Aga jah, probleem ei ole info, sest inimesed teavad, mida teha
aga on üks suur probleem. Probleem on see, et me teame, aga millegipärast me ikka ei tee. On nii? Ma ei tea, kuidas sinul on, minul küll on nii, et eriti see faas, kus ma tunnengi, et ma ei tea, olen õppinud mingit uut asja, siis tekib selline faas, et nüüd ma nagu tean ja nüüd ma olengi tark ja tekibki sihuke hea tunne, onju. aga siis, kui päriselt hakkad seda praktikasse panema, siis hakkavad igasugused väikesed nüansid selguma, siis tekib see ebamugavustunne, pärast on siin lõpupoole ka mõned slaidid, et miks me ikkagi siis ei tee. Aga see põhjus, mida inimene tegelikult ju, miks sa võtad mingi järgmise koolituse? Miks sa registreerid mingi järgmisele koolitusele ennast? Mis see põhjus on, mis see ajendab sind? Miks sa üldse õpid midagi? Räägi kaasa minuga. Triin kirjutab, et tema õpib Youtube'is. Enel ütleb, et tänu chatile õpin iga päev, vastused on kohe olemas. Ja Mai ütleb, et webinarid, podcastid, ChatGPT, aga ka klassikalised ülikooli kursused, et hoida jalad maas. Päris huvitav, mis see tähendab jalad maas hoida? Igast allikast, erinevatest allikatest õpib siis Milda. Ja aga see, mis siis, kui mõtelda selle peale, et kui varem võib-olla tõesti see kursus või koolitus, mida sa siis koolitajana näiteks ütleme, tahtsid müüa või tahtsid edasi anda inimestele, et kui varasemalt oli see info, siis info enam ei maksa mitte midagi, info on kättesaadav, on ju. Aga see, mis päriselt inimesi aitab ja mis ikkagi töötab, mille jaoks on vaja seda inimest, on siis struktuur, mis aitab inimesel nagu samm-sammuliselt liikuda edasi. Ja kui see struktuur on hästi selge, loogiline, lihtne, arusaadav, siis see samuti aitab inimesel päriselt selle muutuse tuua. Ja fookuse hoidmine, mis on minu meelest täna eriti keeruline, sest just nimelt meil neid triggereid ja kõike seda, mis meid ahvatleb, seda infot igalt poolt, neid peibutisi on nagu internet täis, tee ainult telefon lahti või tee ainult arvuti lahti. Ja selline positiivne surve ka. Ja pärast siis näitan, et mis on need survemehhanismid, mis aitavad inimesel neid muudatusi esile tuua. Ja juhendamine, et keegi siis aitab sind edasi, kui sa jääd mingisse takistusse kinni. See on see, mis aitab päriselt muutuda ja see on see, mis endiselt müüb. Miks inimesed võiksid osaleda koolitustel ja võiksid nagu võtta siis neid järgmisi samme. Aga see, kuidas kursus aitab sul, ma olen mõelnud selle peale, et kui nüüd info on ikkagi igal pool kättesaadav, iseasi muidugi, kui Milda kirjutab ka siin, et info on ikka maksab endiselt, siis viis, kuidas saada ja anda, on muutunud, on ju. Et tõesti selles mõttes, et see info on kättesaadav, aga küsimus on muidugi selles, kas sa oskad seda infot küsida. Et mis mina olen näinud siin AI ajastul, olengi näinud seda, et kuidas inimesed, kes on oma valdkonna professionaalid, saavad AI tööriistadest maksimaalse tulemuse kätte just omaenda valdkonnas. Aga kui sinu jaoks on see võõras valdkond, siis sina ei oska neid AI tööriistu nii hästi kasutada ja enda jaoks kasutusele võtta. Et näiteks ütleme, et kui Triin tegeleb raamatupidamisega, siis Triin oskab tõenäoliselt küsida AI käest ja ka kasutada neid erinevaid AI võib-olla mingeid spetsiaalseid tööriistu nagu 10 korda paremini kui mina, sest mina ise ei ole raamatupidamises sees selles valdkonnas ja ma ei oska seda küsida. Et üks asi, mis nagu aitab kindlasti praegu sellistel uuel viisil koolitustel, mis mina näiteks ei tahaks oma aega raisata selle peale, et minna tundide viisi lihtsalt kuskile klassiruumi istuma, et saada seda infot, mida tegelikult ma tean, et on nagu kättesaadav iga kell minu jaoks ükskõik, kus ma parasjagu olen, kas jalutan või olen voodis või mida iganes, on ju. Et inimene minu jaoks seda infot enam otseselt, ma ei vaja seda inimese käest, aga ma vajan nagu inimest nagu väravat selleks, et seda AI käest ka nagu paremini kätte saada, et ma oskaks küsida, et ma oskaks näha võib-olla neid vaatenurki, mida ma muidu ei oskaks näha.
ja nii edasi. aga ma läksin nüüd sellelt slaidi teemalt praegu korraks mööda. Selle slaidi teema, miks ma endiselt usun, on salvestatud kursustesse on see, et salvestus annab koolitajale vabaduse ajaliselt nagu veel põhjalikumalt ja sügavamalt inimesi aidata. Et kui sa teed salvestuse ära, ehk siis sa salvestad selle info, mida sul inimestel on võib-olla baasteadmisena vajalik teada anda, et nemad oskaksid siis omakorda kasutada ai tööriistu efektiivsemalt, teades on ju, mis on see nagu üldine pilt ja mis on need üldse küsimused, mida võiks küsida ja anda mingit inspiratsiooni, kuidas üldse ai tööriistu kasutada, siis salvestus on selline hea viis, mida sa saad tõesti skaleerida, sest seal ei ole vahet, kas seda vaatab üks inimene või seda vaatab 1000 inimest. Ja mida see tegelikult koolitaja jaoks tähendab seda, et koolitajal tekib vabadus inimesi veel põhjalikumalt aidata. Sest ma tõesti siiralt usun, et meil ei ole mõtet inimesi koguda ühte klassiruumi kokku selleks, et nagu ühel hetkel, ühel samal hetkel on ju, hoida neid ühes klassiruumis selleks, et anda neile lihtsalt lõputult infot edasi. Salvestus on ka sellepärast hästi hea, mis ma olen veebikoolis näinud, kuidas meil ka erinevates programmides on need ette salvestatud materjalid, mis annavad inimesele vabaduse seda salvestust tarbida siis, kui tema jaoks on sobiv, on ju. Ja me teame, et inimesed on väga erineva nagu vaatamise, kuulamise kiirusega ka. Ja minule näiteks meelega teinekord mingi teema mind huvitab, ma ei taha minna reaalajas sinna kohale kuulama, sellepärast et salvestust ma saan pärast panna mitmekordse kiirendusega ja kuulata, on ju, kui ma tean, et inimene näiteks räägib aeglasemalt või ma saan edasi panna mingid kohad, mis võib-olla minu jaoks nagu pole olulised. Ehk siis ma saan palju ajasäästlikumalt, no ma tean, Katrin on ju, koolitaja Katrin kuulab siin vahepeal 3-kordse kiirendusega, noh, minu maksimum võib olla mingi 1,5, 2, oleneb inimesest, aga ikkagi see tähendab seda, et ma saan selle info kätte, mis muidu ma peaks on ju kuulama reaalajas kuskil kohapeal olles 2 tundi, ma saan tegelikult selle 1 tunniga kätte. Et ka see on hästi mugav, et see, kui see on salvestus on olemas, siis inimene saab ise valida selle tempo, kuidas ta seda kuulab, kas ta jätab midagi vahele, kas ta nagu, kui kiiresti ta seda kuulab. Anna märku jälle, kuidas sulle meeldib salvestusi kuulata? Ja kas pigem meeldib sulle salvestusi kuulata või pigem meeldib siis kuskil ikkagi kohapeal olla või mis on sinu mõtted selles osas? Ja mis annab samamoodi see salvestus koolitaja jaoks on see, et sa saad seda teha kvaliteetselt ära, et kui sa teed salvestuse, sa saad selle üle töödelda, eks ju, lõigata võib-olla mingid kohad välja, mida sa ei taha, mingid kohad isegi panna kiirendusega näiteks, kui on vaja ekraani pealt midagi näidata, et ei pea tekitama seda olukorda, et inimene peab ootama, on ju, kui mingi asi kerib lõpuni, vaid et lihtsalt salvestuse peal saad palju kiiremini, efektiivsemalt seda teha. Ja kokkuvõttes see on salvestatud, inimesed saavad seda tarbida omal ajal, omal viisil, täpselt nii kiiresti või aeglaselt, kuidas nemad seda tahavad, panna kas või pausile vahepeal, uuesti üle vaadata, aga see vundament on edasi antud ja see on üks põhjus, miks endiselt, sest mul on tõesti tekkinud küsimusi, et kas nagu on endiselt vaja veel salvestatud kursusi, kui info on nagu nii kättesaadav, aga salvestus saab olla vundament ja millele salvestus saab olla siis vundament sellele, et koolitaja saab palju paremini inimesi aidata isiklikumalt, personaalsemalt, juhendada neid, aidata neid edasi. Nii et jah, kui varem oli, ütleme, see info oluline, siis nüüd on oluline see, et inimesed saaksid teha konkreetseid samme, et jõuda siis ühest punktist A punkti B, on ju, see on põhjus, miks me tahame minna mingile koolitusele, me tahame, et mingi muutus tekiks meie elus. Me tahame kas paremat, ma ei tea, palka saada, me tahame võib-olla paremat töökohta saada, me tahame paremini oma ettevõtet juhtida targemini ja nii edasi, me tahame mingit muutust oma ellu. Aga nüüd siis see uus viis saabki olla see, et kui sul on olemas siis salvestatud kursused, sa saad palju paremini, põhjalikumalt inimest aidata, aidata siis ühest punktist liikuda teise punkti ja mis on veel hea, on see, et kui sul on selline ette salvestatud kursused, siis sa saadki kasutada neid trigereid, mis päriselt inimesi aitavad muutustele. Näiteks grupis on ju koos mingi ajaraam, mingisugune tegevus ja saad ka nagu panna inimese rakendama, sest et selle jaoks jääb lihtsalt rohkem aega. Nii et hea kursus siis täna ei õpeta kõike, ta ei jäta
valikuid kuhugi lõpmatusse, vaid ta sunnib tegutsema, ta viib tulemuste juurde ja tõesti, mida vähem infot, seda rohkem on seda liikumist. Nii et see aitab inimesel selle muutuse päriselt ellu tuua. Ja kui sa teed selle kursuse, siis sa lood selle ükskord ära, see pingutus on selline ühekordne investeering, aga sa jagad seda korduvalt. Et seesama sisu saab teenida sadu inimesi, on ju. Ma toon oma näite, kuidas ma olen salvestanud siis sellise põhjalikuma kodulehe tegemise kursuse, nüüd juba ligi 2 aastat tagasi ja läbi on käinud üle 100 inimese, kes on läbi selle siis, ma mõtlen just nagu WordPressi õpiprogrammi raames on ju, tegelikult kodulehe õpinädalatel on käinud ju ligi, on ju, ma arvan, et üle 10 000 inimese kokkuvõttes. Ja kõik see on toimunud nagu praktiliselt ühe kursuse baasil, kus ma olengi vahetanud õpiampse lihtsalt välja vahetanud, on ju, kui mingi asi on aegunud, et siis lihtsalt uuendanud seda. Aga see ühekordne pingutus sai tehtud kuskil 2 aastat tagasi ja jõudnud ligi 10 000 inimeseni. Et mõtle, kui äge. Nii et kui sind ka huvitab see teema, et anda edasi oma teadmisi ja muuta need siis kas rahaks või näiteks klientideks, sest see on ka üks viis, kuidas nagu kursus saab sind aidata, et ettevõtjana näiteks on ju, et ta saab aidata sul lihtsalt leida kliente, näiteks kui sa jagad seda kursust tasuta või kui sa tahad raha teenida, oma teadmisi müüa, siis see on üks väga hea põhjus, miks tasub üldse salvestada seda kursust, sest sa saad seda tõesti skaleerida. Kui sa teed seda väikestesse õpiampsudesse, siis on sul lihtne neid õpiampse ka välja vahetada, sest ikka juhtub see, et mingi sisu aegub või midagi tuleb juurde, sa saad alati täiendada seda kursust. Aga see on üks suur pingutus, aga kokkuvõttes sa nagu sa ei vaheta seda aega raha vastu ja sa saad palju paremini inimesi põhjalikumalt aidata. Sest see annab sulle vabaduse koolitajana, esiteks ka valida inimesi, keda sa aitad. Väga tavapärane asi on koolitustel on ju see, et moodustatakse erinevad paketid, et on näiteks iseõppimise pakett, kus siis inimesed vaatavadki näiteks salvestusi, on siis selline grupipakett, kus on mentorlusega ja siis on võib-olla täitsa üks-ühele, on ju, inimesed. Et ega koolitajana mina isiklikult ka ju ma tunnen ennast nagu nii hästi, kui ma näen, et see koolitus päriselt on inimesi aidanud. Et inimesed on päriselt oma elu muutnud, neil on päriselt midagi nagu positiivsemaks läinud, nad on rakendanud neid teadmisi, sest see teeb nii kurvaks, kui inimesed õpivad ja osalevad võib-olla erinevatel kursustel ja siis sa võib-olla saad nendega mingi aasta või 2 pärast kokku ja tegelikult nad ei olegi rakendanud neid teadmisi. Noh, mis kasu nagu sellest siis kõigest on olnud. Ja koolitajana, kui sul on olemas salvestatud kursus, siis sa ei pea mitte kedagi välja jätma, sest et alati sa saad jagada neid salvestatud kursusi kõigi jaoks. Aga sa saad valida võib-olla näiteks oma gruppi või eriti näiteks, mis puudutab üks-ühele nõustamist, kus sul peab olema ka vaata nagu väga suur tahe seda inimest päriselt aidata. Aga tahe tekib koolitaja vaatest sellisel juhul, kui sa näed, et inimene teeb kaasa, kui ta päriselt nagu teebki mingid asjad ära, see lihtsalt tohutult palju innustab nagu koolitajat ennast ka. Nii et kui sul on kursus, sa ei pea kedagi välja jätma, aga sa saad valida inimesi oma gruppi, saad valida inimesi üks-ühele, keda sa aitad. Ja see annab sulle vabaduse palju sügavamalt, efektiivsemalt aidata, sest sa ei pea kulutama oma energiat ära, et kogu aeg ühte sama juttu jälle uuesti rääkima, on ju, sest meil on see energiaühik on iga hommik on ju, antakse meile ports energiat kätte ja me ei saa seda nagu kuidagi nagu paisutada lihtsalt keset päeva, et ma nüüd 2-kordistan selle energia või siis 3-kordistan selle energia, et kellel kuidas mingil hetkel see energia saab otsa, oleneb ka nendest tegudest, mida sa teed, on ju, et kui sa rahmeldad hommikupoole rohkem, siis su energia saab kiiremini otsa, kui sa rahmeldad võib-olla või oled natuke rahulikum, siis võib-olla jätkub ka sul õhtuks seda energiat, aga igal juhul meil on antud see energiaühik nagu üks kogus, teatud kogus kätte. Ja nüüd koolitajana ongi meie valik, kas me kulutame seda energiat selle peale, et kogu aeg ühte sama juttu rääkida, korduvalt, seda infot nagu edasi anda, või pigem selle peale, et me salvestame ära selle kursuse ja meil on see olemas materjalide hulgas, me saame anda inimesele selle ütelda, et loomulikult tähtajaga on ju, et vaata näiteks neljapäevaks see materjal läbi, siis me saame uuesti kokku, kas grupiga või me saame üks-ühele kokku, et inimesel tekiks see kohustuse tunne ka,
ta saab seda vaadata omale sobival ajal, ta ei pea nagu tulema ajal võib-olla, mil ta mõtted on hõivatud hoopis mingite muude tegevustega või võib-olla ta üldse tunneb ennast näiteks sellel päeval halvasti, ta ei jaksa vastu võtta seda infot, ta saab valida just selle aja selle info omandamiseks, mis tema jaoks sobib, ehk siis vaadata selle kursuse ära ja siis te saate kokku ja te saate päriselt midagi ära teha või te saate nagu ületada ära mingid takistused, mis võib-olla inimesel vahepeal tegutsemise käigus on ka tekkinud. Ehk siis salvestatud kursus annab vabaduse sulle koolitajana või näiteks ükskõik, võib-olla sa ei tunne, et sa oled koolitaja, võib-olla sa oled lihtsalt oma valdkonna ekspert, aga sa oled mõelnud selle peale, et tahaks luua enda kursust näiteks. Et see annab sulle vabaduse inimesi palju põhjalikumalt aidata. Nii et mulle hästi meeldib see mõte, et me ei ole enam infoallikas, vaid me oleme muutuste juht, me aitame inimestel päriselt siis elus muudatusi ellu viia. Aga natuke sellest ka, et miks on niimoodi, et me teame nii palju, aga me ei tee. See on nii põnev teema, tahaks sellesse tegelikult veel ise palju-palju sügavuti sisse minna ja võib-olla sa oled siit-sealt ka kuulnud erinevaid neid mõtteid, aga ikkagi on hea endale nagu meelde tuletada neid asju, et võib-olla ka aasta lõpp on selline aeg, kus tehagi väike inventuur enda peas ja mõtelda selle peale, et mida ma siis järgmine aasta tahan muuta. Mis on see, mida ma päriselt oma elus tahan muuta? Mis on see, mis ma nagu kujutan ette, et kui praegu on minu olukord selline, siis 2026 aasta lõpus on selline. Et millisena sa kujutad ette oma elu? Mis on need kõige tugevamad kohad sinu elus, kus sa tunned, et see on koht, kus ma tahaksin päriselt muutust saada? Ja see üks asi ongi, mis aitab neid muutusi võib-olla esimesena üldse nagu nii-öelda esimesed siuksed väikesed pisikesed sammud on teadvustamine ja teadmine sellest, et kuidas meie aju töötab ja see on nii huvitav. Ja siin on erinevate uuringute põhjal niisugused väiksed kokkuvõtted, aga huvitav on see, et meie ajus on 2 eraldiseisvat osa. Üks on teadmiste osa ja teine on tegevuste osa. Lihtsustatult öeldes. Üks on nagu raamatukogu ja üks on nagu tehas, kus siis päriselt asjad töötavad. Ja need on täiesti eraldiseisvad protsessid. Ja ma ei tea, kuidas sina oled, kas sul on ka niimoodi olnud, minul on küll olnud niimoodi, et kui ma kuskil koolitusel osalen, siis ma saan selle dopamiini laksu kätte, mul tekib selline hästi hea tunne ja tekib isegi tunne, et ma olengi nagu, et see ongi nagu muutunud, et see asi ongi päriselt nagu, ongi muutus tulnud kätte. Kas sul on ka niimoodi? Kirjuta. Kuidas sulle mõjub see õppimine? See üldiselt mõjub hästi, sest meie ajule meeldib õppida. Ja selline info omandamine lihtsal viisil, on ju, ilma et sa midagi peaksid tegema, ongi tegelikult ju lihtne viis ja see on mõnus viis ja see annab selle dopamiini meile. Aga kui me päriselt peaksime seda teadmist rakendama, ehk siis minema sinna tehasesse, on ju, raamatukogus on ju mõnus istuda, istud sinna mugava tooli peale, paned tule põlema, võtad mõnusa raamatu kätte, loed, on ju mõnus. Aga kui sa lähed sinna tehasesse, siis sa paned tööriided selga, siis sa pead päriselt aru saama, kuidas need masinad töötavad, sest et see on eluohtlik. See võib juhtuda nii, et kui sa paned valesti masina tööle, on ju, siis see on sinu jaoks võib-olla eluohtlik isegi. Sa pead päriselt aru saama, kuidas asjad töötavad, enne kui sa neid kasutama hakkad. Ja kui sa hakkad seda tegema, siis see paneb sind higistama, see tekitab väsimust, see on ebamugav, sest sa pead olema võib-olla mingi sundasendis. Tekib niisugune ebamugavuse asi. Ja see ongi siis teadmise ja tegevuse lõhe, et meie aju tegelikult trikitab meid. Me arvame, et kui me õpime, et siis nagu ongi, me teame, on ju, et siis ongi see muutus käes. Aga tegelikult kahjuks ei ole, see muutus tekib teises aju osas ja see tekib siis, kui me hakkame päriselt tegutsema. Ja siis me leiamegi neid asendustegevusi, me asendame selle riskantse tehase tegevuse, on ju, sest tehases on riskantsem olla, kui kuskil raamatukogus olla. Ja me asendame selle siis lihtsalt rääkimise, lugemise, koolitustel käimisega. Ja mulle meeldib nimetada seda õpilõksuks. Et kas sa tunned ka, et sa oled vahepeal jäänud kuskile õpilõksu kinni? Teine asi on see, et see muutus
mida me tegelikult läheme otsima, kui me läheme kuskile koolitusele. See on bioloogiliselt kallis. Ehk siis meie aju eesmärk on hoida meid elus ja säästa seda energiat, on ju. Kõik, mis võtab energiat, kõik, mis tekitab sellist lisapingutust, aju eesmärk on, et hoida meid eemale sellest. Sest et ta tahab, et meil oleks mõnus, mugav, hea, lihtne elu. Aga sõltub nüüd sellest, millised sinu harjumused on, sest et ega need tulemused, kui me mõtleme selle 2026 aasta lõpu poole näiteks ja kui sa mõtled nende valdkondade peale, sa tead täpselt praegu, mida ma, kui ma ütlen, et mis on need valdkonnad, kus sa tahad muutust saada. Sul kindlasti praegu käib läbi number 1, number 2, on ju, nagu need kõige olulisemad valdkonnad ja asjad, mida sa tahad oma elus muutust saada. Ja kui sa nüüd mõtled natukene, oletame näiteks ma toon ennast näiteks, et ma tahan tervise valdkonnas enda isiklikus elus tuua muutust. Tahan, et mul keha oleks nagu paremas seisus, on ju. Siis nüüd, kui ma mõtlen selle peale, ja kui ma mõtlen, mis on minu harjumused, mis on need nagu igapäevased tegevused, mida ma teen siis selle jaoks, et mu keha oleks paremas seisus. Ja siis ma saan aru, on ju, et tegelikult need harjumused, ehk siis see vana süsteem, see süsteem number 1, see on siis see režiim, kus meil on hästi lihtne olla, sest et me oleme nende harjumuste küüsis nii-öelda. Meil on mugav, lihtne olla nende harjumuste sees, mida me oleme praktiseerinud, korranud. See on koht, kus meil on mugav olla ja see on see süsteem number 1. Seal me tegutseme kiirelt, automaatselt, energiasäästlikult. Ja kui mina näiteks mõtlen oma eesmärgi peale või mitte isegi, ma ei tea, kas ma sõnastan eesmärk, vaid see muutus, kus ma tõesti ihkan muutust saada, on näiteks, ütleme siis see tervis, on ju. Ja kui ma mõtlen oma harjumuste peale, siis ma mõtlen selle peale, et avan hommikul arvuti, hakkan kohe tööle, ei võimle vahepeal, on ju, unustan ära selle võimlemise hommikul, mida ma tegelikult peaks tegema. Mõtlen, nüüd mul on kiire, ma pean hakkama kiiresti tööle. Siis mul tuleb nagu 100 asja korraga töölauale, mis mul on tunne, et ma pean ära tegema. Siis ma unustan vahepeal söömise ära, siis järsku ma tunnen, et mul on tohutu nälg. Ma ei ole ette mõelnud, valmistanud ja teinud endale mingit tervislikku lõunasööki, vaid siis, kui mul on juba nälg, on ju, siis ma haaran ükskõik, mis mulle kätte juhtub. Ja siis lõpuks ongi nagu õhtul tunnen, et ma olen mingeid valesid asju söönud, aga tegelikult nagu polegi söönud ja ühesõnaga enesetunne ei ole hea. Ja see on see vana harjumus, kus mul on lihtne olla, sest see on see, mida ma olen korranud. Aga tegelikult see ei pea ju nii olema. Mul võiks olla hoopis teistsugune harjumuste nagu süsteem. Aga nüüd selleks, et seda harjumuste süsteemi nagu luua, siis see nõuabki jälle uuesti nagu kordamist. Hambapesu üldiselt inimeste jaoks on lihtne teha, sest et sa oled sellega harjunud, on ju. See on hommikul pesed hambad, õhtul pesed hambad. Aga kunagi see ei olnud lihtne, lapsena võib-olla, on ju. Kui sul ei oleks seda harjumust, siis see tegelikult ei oleks sinu jaoks lihtne. Nii et me tahame nagu vältida seda aeglast, seda, mis nõuab tahtejõudu, seda süsteem number 2. Aga nüüd, kui me rääkisimegi sellest tehasest ja rääkisime siis on ju sellest raamatukogu võrdlusest, siis see raamatukogu on see lihtne, see süsteem number 1. Aga süsteem number 2, see on siis see tehase süsteem, tegutsemine. Et selleks, et ikkagi muudatused tuleks, on ju, siis meil on vaja tegutseda ja korrata. Ja see produktiivne viivitamine, õppimine kui produktiivne viivitamine, et see tekitab ka niisuguse peteka meile tegelikult. Me arvame, et me vajame veel infot, sellepärast, et me ei saa veel on ju tegutseda, meil on vaja veel infot. See on jälle see õpilõks, kuhu me kipume kinni jääma. Aga tegelikult on see, et me kardame ebaõnnestuda. Me tahame vältida seda ärevustunnet, mis meile tekitab tegutsemine. Kui sa mõtled oma kas või lapsepõlve peale, on ju, või üldse ka praegu, et kui sa kujutled ette näiteks, ma ei tea, lapsepõlves eriti võib-olla, vaata, laste pealt on seda käitumisest ka hästi põnev jälgida, et kui näiteks laps hakkab kõndima või laps hakkab, ma ei tea, tantsima või teeb midagi või laulab midagi, on ju, siis on nagu nii ilmselgelt isegi nagu välja kumav see, et sa näed, et tema peas, tema ettekujutus sellest, kuidas ta seda teeb, on hoopis teistsugune see, kuidas tal see tegelikult välja kukub. On ju nii?
et sa näed nagu lapse silmadest, ta on nii rõõmus, õnnelik, hakkab tegema neid samme, kõnnib ja siis kukub potsaki maha, eks ju. Et tema ettekujutus sellest, kuidas ta kõnnib, on umbes, et oo, näed, ma kõnningi nii nagu kõik teised inimesed ja põmm-põmm-põmm lähen, onju. Aga tegelikkus on see, et ta kukub ja kukub ja kukub, kuni lõpuks ta kõnnib nii kaua, kuni ta lõpuks saabki, onju, kõndida nii nagu ilma mingite kukkumisteta. Et samamoodi see õppimine tekitab meile tunde, et oo, me oskame seda, see on noh, tehtav, see on lihtne. Ja need esimesed sammud, mida me siis teeme, ei tule välja selliselt, nagu meie ettekujutus meie peas on. Ja siis me tahame alla anda. Ja siis me mõtleme, et ongi kõik, on ju, me ei taha enam tegutseda. Ja siis me lähme järgmise õppimise juurde. Siis meil on tunne, et meil on vaja veel infot, meil on vaja veel infot. Kuidas sulle tunduvad need mõtted praegu, mis ma siin rääkinud olen? Loen vahepeal neid kommentaare. Jaa. Hindrek ütleb, et praegu ka mugavam ja lihtsam on õppida, kui tegutseda, riskida ebaõnnestumisega. Et Mai ütleb, mulle tundub, et just paljud naised on õpilõksus, sest mõttemuster, et ma pole piisav ja ma pean aina juurde õppima. Ainult üks kursus veel. Mehed aga haaravad pool teadmist ja suunduvad kohe tehasesse. Jaa, just. Täpselt. Ma ei tea, mis sinus nagu sütitas praegu see hommikune amps? Mida sa teed selle ampsu järgselt praegu? Mida sa plaanid nagu oma elus teha? Kirjuta kommentaari. Niisugune väljakutse, sest just nimelt see, mis aitab inimesi edasi liikuda. Üks asi ongi siis selline avalik mingi asja väljaütlemine, mingi tunnistamine. Sest et seal tekib see vastupidine, see sotsiaalne hirm, on ju. Aga see kompetentsuse illusioon, et lugemine, vaatamine tekitab sellist petlikku äratundmisrõõmu, aju saab sellise tarkuse laksu kätte ilma tegeliku pingutuseta ja pettus ongi selles, et see äratundmine tekib, aga oskus ei teki. Oskus tekib siis, kui me hakkame rakendama. Harjumuse anatoomia, meie aju osadest siis rääkides natukene, et kui meil on need basaaltuumad, aju osa, kus asuvad harjumused, see töötab siis väsimatult autopiloodil, eks ju, ja neid harjumusi saabki kujundada. See ongi hea uudis, et see ei tähenda, et me peame jääma oma harjumustega, on ju, vaid neid harjumusi saabki vaikselt hakata kujundama. Aga siis see prefrontaalne korteks, tema vastutab selle uue info tahtejõu eest ja ta väsib kiiresti. Ja tekibki selline ebavõrdne võitlus sellega, et stressi või väsimuse korral lülitub see tark aju välja ja harjumuste aju võtab üle. Nii et jälle üks hästi hea paralleel, kui mõtelda raamatukogu ja tehas, siis võib ka mõtelda nagu sellise paralleeli peale, et kujuta ette ühte suurt ettevõtet, kus on organisatsioon, kus, ma ei tea, 25. korrusel on ju, asuvad siis need strateegilised juhid, kes teevad seal iga päev endale mõnusa latte kohvi hommikul ja siis lähevad, võtavad pabertahvli välja ja istuvad sinna ümmargusse lauda, lasevad sekretäril tuua endale soojasid küpsiseid sinna kohvi kõrvale, istuvad seal mõnusad laua taga, keerutavad oma pöidlaid ja mõtlevad, et oo, teeme seda ettevõttes, teeme teist asja ja siis joonistavad sinna ilusasti paberi peale on ju igasuguseid uusi plaane. Aga kui need plaanid ei jõua nii-öelda alumiste korrusteni, ehk siis ongi see teine osa ajust on ju, see basaaltuumad nii-öelda, kus on need harjumused, siis tegelikult ju mitte midagi ei muutu. Noh, siis ühel hetkel on kahjuks selline olukord, et nad ei saa enam sekretäri käest soojasid küpsiseid ja nad ei saa tõenäoliselt ka latet on ju juua, sellepärast et lihtsalt ettevõte läheb pankrotti, sest tegevusi ei järgne. Ja õppimisega võib samamoodi olla, et me saame seda uut infot, see on mõnus, see on hea, see on mugav, see on tore, aga kui me ei rakenda neid, siis tegelikult ju mitte midagi ei muutu. Ongi vist kõik mul slaididega või? Saigi läbi. No vot, sihukesed mõtted täna hommikuks ja tegelikult mul on üks üleskutse ka, et võib-olla kui sa tulid siia kuulama seda hommikuampsu mõtet, oled ka mõelnud siis selle kursuse loomise peale. Ma ei tea, anna märku, oled sa mõelnud kursuse loomise peale? Võib-olla see pealkiri nagu kõnetas sind, see reede hommikune õpiampsu pealkiri kõnetas sind selles osas, et kursuse loomise peale mõtelda. Siis jaanuari lõpus ma alustan taas siis sellise grupiga, ma olen juba 2 korda seda teinud ja ma olen aru saanud ka, mis on need vead olnud, kus ma ise koolitajana pole nagu
piisavalt lükanud inimesi või aidanud inimesi, et on tehtud küll valmis kursuseid, aga mõned kursused on jäänud ka inimestel pooleli. Ja ma saan aru nendest takistustest, siis seekord ma teen natukene, mitte natuke, vaid ma teengi täiesti teistmoodi kogu seda gruppi. Meil on plaan siis niisugune, et me alustame kursuse loomisest, et kui varasemalt on olnud see, et me kõigepealt teeme idee valideerimise ja siis müügi õpime selgeks ja kõik need tehnilised pooled ja siis hakkame seda kursust looma, siis ma olen aru saanud, et nüüd targem on teha tagurpidi. Ehk siis jaanuari lõpus on plaan mul võtta väike grupp inimesi, maksimum, ma arvan, kuskil 10 inimest, et saaksin päriselt neid siis aidata ja päriselt aidata neil ka kursuse valmis teha. Ja kus ongi siis eesmärk lihtsalt luua see kursus valmis. Ja muidugi seal on need järgmised sammud ka, et kuhu sa selle kursuse üles paned tehniliselt ja kas sa tahad seda kursust müüa või sa tahad võib-olla läbi selle endale kliente saada. Et võib-olla see eesmärk ei olegi on ju müümine, võib-olla sa tahad lihtsalt endale kliente saada või tahad omale persooni brändi jaoks, noh, tuntuse jaoks, mis iganes see eesmärk võib olla, siis ma panen siia kommentaariumisse ühe lingi Google Formsi, et kui sind huvitab kursuse loomine ja sa tahad seda grupis teha, sa tahad päriselt selle ära teha, kui sa oled selle peale mõelnud, võib-olla see on nagu raamatu kirjutamine, on ju, et sa oled mõelnud raamatu kirjutamise peale, ma ei tea, aastaid, aga kuhugi tegudeni ei ole jõudnud. Ja kui sa tunned, et nüüd on päriselt õige aeg see kursus ära teha, siis täida see vorm. Ma panen siia Google Forms, siin on ainult üks küsimus. Siin on küsimus, et mis teemalise kursuse sa tahad luua. Ja siis ma privaatselt lihtsalt kirjutan sulle, kuidas ma seda plaanin teha selle grupiga koos. Ja siis sa saad vaadata ja otsustada, kas sa tahad tulla selle grupiga koos tegutsema või tegutsed üksinda või proovid kuidagi muud moodi selle kursuse valmis teha. Et selle võimaluse siis jätsin siia kommentaariumisse. Nii, Mikk küsib, et kuidas see müük läbi ChatGPT ja see materjal kokku käib. Ma praegu tegelikult ei saa hästi sellest küsimusest aru. See võib-olla oli mingi eelneva kommentaariumiga seotud siin. Jah, et sa võid kirjutada, Mikk, veel siia lisaks selle küsimuse juurde täpsustuseks äkki midagi. Aga Hindrek ütleb, et alustamisel aitab, kui teed oma ülesanded nii väikeseks, et sa ei leia enam vabandusi, on ju, ja et seda öeldakse, et kui sa tahad harjumust hakata hommikuti jooksmas käima ja sa tead, et see alguses ongi raske, sest et see nõuab sellist pingutamist, et siis tee lihtsalt nendele ülesanne hommikul, et ma panen lihtsalt ketsid jalga, on ju, et ära ütlegi mitte midagi rohkem enda ajule. Ütle ainult, et ma panen täna hommikul lihtsalt jooksutossud seal, ärkan ülesse, panen jooksutossud jalga, kõik, see ongi minu ülesanne, rohkem pole vaja midagi. Siis sa tegelikult juba nagu trigerdad selle järgmise sammu. Ja üldse nagu harjumuste muutmine on selles mõttes hästi põnev, et üks asi on see, et mis aitab, võib-olla on sellised tähtajad, on ju, sest et aga tähtaeg tegelikult tüüpiliselt tekitab ka stressi. Tekitab seda, et noh, minul on seda väga palju, on ju, kuidas ma panen endale kalendrisse mingi tähtaja ja siis viimasel minutil teen. Mulle meeldib selles mõttes ka seda teha, sest et siis on see dopamiin ja jällegi nagu kuidagi see adrenaliin tähendab, aitab nagu asja kergemini valmis saada, aga siiski seda liigset stressi on ka teinekord liiga palju. Aga harjumusi on selles mõttes ka hea rakendada, kui sa seod need mingite väikeste muude asjadega, näiteks, et oletame, et sul on harjumus alati hambaid pesta, aga siis hamba pesemise ajal sa teedki mingit, ma ei tea, mingit võimlemist on ju näiteks või midagi sihukest, et sa seod selle mingi olemasoleva väikese harjumusega, mingi uue väikese harjumuse ja see on siis selline stressivabam harjumuste tekitamine. Jaa, tore, aga siis Mikk ütleb, et pealkiri ja see ei lähe kokku. Okei, väga hea, et sa niimoodi ütled. Mul oli natuke võib-olla tõesti siin selline, uitasin ringi erinevates mõtetes, aga see mõte, mis ma tahtsin edasi öelda, on, et kuna nüüd enam info ei maksa midagi, sest info on kõikide jaoks kättesaadav, siis pigem nagu koolitajatena me saamegi müüa muutusi inimeste ellu. Ja see viis, kuidas me aitame neil muutusi saada, ongi tänu salvestatud kursusele näiteks, mis annab meile vabaduse, et me saame inimesi personaalsemalt juhendada, näiteks grupis rohkem juhendada, et kui inimesed vaatavad selle info ära näiteks salvestatud kursuse pealt, mingid baasteadmised saavad kätte ja siis annad neile ülesande ja siis ütleme, saad kokku ja siis sa saad neid nagu aidata üle nendest järgmistest takistustest. Ehk siis
info enam ei maksa midagi, aga inimesed endiselt tahavad muuta oma elusid ja seda endiselt on hea teha koos mingi grupiga, üks-ühele, mentorlusega, need on need kõige efektiivsemad viisid. Ma olen lasknud siin ai-l teha mingeid uuringuid ka ja hästi põnev on see tulevik tegelikult, kuhu poole me läheme liikumas, et selline asi nagu hübriidõpe. Et kuna neid ai tuutoreid või õpetajaid on ju, noh, on ka keeleõpetajaid on ju, kindlasti sa oled näinud Facebookis viskab ette vahepeal, et tahad õppida keelt, siis on mingi ai avatar on ju, kes sulle seda keelt õpetab, et selliseid ai õpetajaid tuleb ja on juba praegu erinevaid olemas, ehk siis niisugune tunne küsimus tekib, kas inimest siia on vaja, aga jah, inimest on vaja, sest inimene saab olla nagu elu muutuste juht, ehk siis see roll on natukene muutunud, endiselt koolitusi saab teha, et neid müüa, aga see viis, kuidas sa õpetad inimesi, on muutunud. Et see oli siis tänane mõte. Aga siis toredat jõuluaega kõigile edasi oma perega, oma lähedastega või kus iganes, kellega, kus te olete. Ja head puhkust ja siis järgmisel reedel jälle uuesti. Kohtume siinsamas veebikoolis reede hommikul veebikooli Facebooki kanalil siis.